No kurat võtaks, näete, ongi 8. televõhkrite episood teie ees ja siin on teie täiesti keskpärased saatejuhid, vähemalt mina, aga see seal on Andreas Jääger, ta on tuntud ka kui Andy ja mees, kel on tatokad ja kõik muu. Mina olen lihtsalt täielt märdjas. Ma arvan, et siin pikemat sissejuhatust ei olegi vaja. Millest me räägime täna üldse? Ma mõtlesin, ma vaikin terve saate. Okei. Kui ma alustasin, et juba ei vaiki selles mõttes. Läks sinna, kus läks, aga me räägime täna, kasutame palju sõna, mida ei kasutata enam. Siis räägime poliitkultuurist, räägime uhuudest, räägime, teate, see on lihtsalt, te peate nägema seda. Jah, aga küll tuleb ka legend. Aga enne, kui me hakkame rääkima legendiga, on aeg vaadata, mis toimub meil meedias. Meedia. Kroonika jagas meile väga olulist artiklit. Ka sellised kujud kakerdavad Pärnu ja Rapla tänavatel ringi. Raimo Kägu õigustab rassistliku alatooniga kommentaari, millest räägitakse. Igatahes oli selline asi, oli korvpallimäng. Rapla ja Pärnu madistasid. Kes läks edasi? Rapla läks poolfinaali, karika poolfinaali. Ja siis Rapla jagas ilusasti seda pilti sotsiaalmeedias. Ja juurde lisati teemakohane pilt nii Pärnu kui ka Rapla meeskonna mustanaalistest mängijatest. Ohoo. Ja postitus jäi silma ettevõtjale Raimo Käole. Kes Raimo Kägu on? Kristiina Ojulandi abiga. Just, et jaa. Kelles see tundus pahameelt tekitavat? Kas sellised kujud nagu pildid näen kakerdavad Pärnu ja Rapla tänavatel ringi? Rapla vald on rikastunud või nikastanud? Jälle, väga rahulik sükene. Kroonika muide võttis Käoga ühendust ja Kägu selgitas rahumeelselt. Ma ei ole väga Pärnus jalutades ja Raplast läbisõites näinud musti mehi ja nüüd on platsil ainult mustad mehed. Isegi foto peal. Eesti mehed ära ei mahu, on mingid teised mehed. Ja siis ta veel jätkas. Et ma ei ole mustaaliste vastu, en nende poolt ka mitte. Ta arvas, et Eesti tasemel peaksid pigem eestlased mängima. Mida see tähendab? Ma ei ole mustanahaliste vastu, aga ma ei ole poolt ka. Et sa oled täiesti neutraalne või? Miks sa siis sõna võtad? Nagu ilmselgelt, kui sa näed pilti, seal on mustanahaline ja sa hakkad klähvima, siis järelikult on mingi probleem ju, noh. Et see on ikka, ma ei tea. Just. Ja siis ta jätkas, et kõik räägivad, et raha ei ole, elekter on kallis, sibulad ja kapsad on poes kallid, aga platsile ei ole kallid. Need on odavad poisid, teatas Kägu, et lisas siiski, et ei heida kellelegi midagi ette. Ja, kellelegi heida. Tegelikult mingid etteheidet ei ole, mulle lihtsalt ei meeldunud, et mustanahal, aga see ongi etteheide. Noh, ma ei tea. Ja mis ta kõige lõpuks ütles? Ta ütles, et ta korvpalli ei jälgi. Et ühesõnaga, tegelikult on jumala savi, lihtsalt nägi uudiste voos, nägi pilti mustanahalistest ja siis oli kohe nagu, kohe kihvatas, aga tal ei ole mustanahaliste vastu tegelikult mitte midagi. Aga mulle meeldib see, et kui teeme siis näo, et ta ei olegi näinud Pärnus või Raplas, siis ei ole olemas. Ju siis ei ole olemas. Jah, et lihtsalt kui ei ole näinud, siis ma ei tea. Aga me räägime veel põhimõtteliselt selle samal teemal, et juhtus siis siukene asi ka, et rassistlikke väljendeid kasutanud soomlased kaperdasid Flora kohtumise otseülekande. Delfi kirjutab seda, et Tallinna FC Flora alistas hooajalises kohtumises Soome klubi HJK 2-1. Ja siis, et ülekanne oli nähtav Eesti Jalgpalliliidu YouTube kanalil nii Eesti kui ka soomekeelsete kommentaaridega. Lahe. Tundub nagu loogiline. Jah. Ja siis 54. minutil sai vastasseisu kuulda ka soomekeelsete kommentaaridega. Nimelt tuli kanguri jutule üks soomlane, kes sai palumise peale endale ka kõrvaklapid. Ja kommentaatori puldi tagant käis seejuures läbi mitu soomlast, kelle kõigi keele kasutus jättis soovida. Ja nüüd ma võtan üle, sellepärast, et mina olen see, kes kasutab seda sõna täna. Pahatihti tulid suust välja roppused, näiteks mõne aja pärast läks ise hakanud kommentaatorite keelekasutus veelgi ebasündsamaks ning üks häsas. Et noh, siuke natukene inetu värk, et kuidagi kõige suurem küsimus on tegelikult, mis siit ka nagu välja tuleb, on see, et küll jah, ülekandes nagu vabandati, et seda V-tähega sõna, et see Soome poistel on see sidesõna. Tundub, et N-tähega sõnaga on probleem. Ja, see on suva, aga see V-tähega sõna, see on halb. Aga lihtsalt tegi küsimus, kuidas see võimalik on? Et nagu kõrvaklapid kõik, et noh, mitte mingit nagu kontrolli nagu ei ole või nagu mis asi. See oligi nagu kõige vabam, et nagu kogu see point oligi selles, et nagu
eestlane kommenteeris, kõik oli chill, äkki tuleb mingi vana, võtab 54. minutil kõrvaklapi, hakkab soome keeles kommenteerima. Kuidas sellised asjad saavad juhtuda? Nagu minu jaoks on tõesti ebareaalne. Praegu tuleb mingisugune mingi soomlane tuleb ilusti siia ja hakkab rääkima või? Ei ole ju nii. Jah, ei ole. Keegi paneks, ütleks, kat, vaata. Jah, see on ju, meil oli ju külaline, produtsent ei tundnud ära, lõi oimet. See on tõsine asi, et ära sellest räägib. Lõikavad välja võib-olla. Et see on ikka natukene imelik. Aga vahetame teemad ka. Narkootikumidest räägime. Delfi kirjutab, et reovee uuring näitab, et Tallinnas on kanepi tarbimine hüppeliselt kasvanud. Ja see on ikka, et Tallinna elanike kohta keskmiselt ühes päevas 48 480 annust. See on ikka nagu väga palju. See on rets. Ma nagu tean jälle, me elame vaata kuskil mingi natuke nagu teises maailmas. Et nagu ma elangi, me oleme ontlikud pereisad, vaata. Ja siis kuskil toimub mingi 50 000 annus kanepid. Mulle tundub, et keegi lihtsalt ajab seda numbrit kõrgemaks ja istub ja tõmbab järjest. Keskmine tulebki niimoodi, vaata. Lihtsalt, et üks on suur massiivne tarbija. Aga ikka päris palju, jah. Või keegi lihtsalt kallab kanepit lihtsalt peldikupotist alla. Kindlasti on väga mõttekas. Et see on ka võib-olla, jah. Et kanepi tarvitajate osakaaluks hinnatakse umbes 8% Euroopa elanikest, kusjuures 1,3% ehk 3,7 miljonit on igapäevased tarvitajad. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kanep on lahendus inimeste jaoks. Tahaks, mis palju see alkoholiga võtta praegu on? Palju Euroopa elanikest on igapäevased alkoholitarvitajad. Praegu seda mul ei ole kohe võtta seda statistikatega. Just, aga tegelikult siin on ju see asi, vaata siin Mart Võrklajev on see mees, kes käib, ütleb, et tegelikult raha on olemas ja siis valitsus jääb, kuule, siit 100 milli. Tegelikult, kas siin ei ole võimalus, et nagu, aga äkki võtaks selle kanepi ja teeks sellega korjaks aktsiisi pealt ja nagu raha vedeleb maas, et nagu, et siin... Nad ei julge seda sammu teha siin riigis. Jah, et kõik, et uuringud ei ole piisavalt ja kõike seda, aga ümberringi nagu on riike, mis näitavad, et tegelikult see on fine, et no iseenesest tegelikult nagu see raha on olemas, et kui meil on riigieelarves on see jama, et raha on vähe, no siis võib-olla tasuks nagu mõelda selle peale. Ei no sama nagu prostitutsiooni legaliseerimine. Täpselt, samamoodi. Korrekta makse selle pealt. Asjad toimuvad, eks ole, et miks mitte siis saada kasu sellest riigil, aga tead, mida meiega teame, me oleme kõigest võhkarid, aga mida ei tea ka üks väljaanne on see, et ei ole ilus tegelikult esoteerikat väga rõvedalt palju jagada ja selleks on Maaleht ja ma nagu päriselt ei saa aru, mis toimub Maalehes. See ei ole muidugi üllatus, et Maaleht on kogu aeg selles mõttes siis horoskoope jaganud, eks ole, eelnevalt oli see Berbert, kes oli see Igor Mang, kes Maale iga-aastaseid horoskoope tegi ja siis 2018, kui ma õigesti mäletan, sai ta kinga ja siis mõned aastad tagasi oli Marilyn Kerro ja siis sa teed teed, kõik me teeme Maalehe lahti ja lihtsalt täis on ekraan, seda Marilyn Kerro mingit suurt horoskoopi. Maaleht, et ma tahaks küsida kohe, et Indrek Riikoja, millega tegelete, kuidas on Maaleht tegelikult peaks olema seotud üldse esoteerikaga, rääkinud sellest, et Marilyn Kerro kui isik, mis siin ei saa väita, aga pigem nagu tundub selline mitte kõige eestimeelsem. Mitte kõige eesti-lembesem oma väljaütlemistega, et selles mõttes sellisele samas aasta lõppu, selles mingi suures intervjuus ta juba ju seal juba rääkis, et mismoodi Kaja Kallas on kõige halvem inimene ja kõik nagu selline jutt. Ja seal on nagu, ja need ennustused, need kõik annavad nagu mingisugust aimdust, et tegelikult, et tekib küsimus, et kelle huvides sellist juttu räägitakse, see lihtsalt see natukene on nagu kurb. Maaleht on probleem ka, et Maaleht täpselt, et nagu ma ei ole nõus, et kuskil tegelikult peaks sellist solki tegelikult jagama, aga Maaleht nii rõvedalt nagu surub seda igast august sisse tegelikult on inetu. Kerro võiks ise anda välja mingit oma lehti ja siis kõik oma sõbrad sinna koguda ja siis ajada, mis iganes käojaani ta tahab sisuliselt nagu. Et ma saan aru, Maaleht võib ka seda teha, aga lihtsalt tekib küsimus, et inimesed ostavad seda, et saada targemaks ja siis jäävad lollimaks nagu. Et see on tegelikult väga otsene nagu praegu
mädapaise, mille me siin lahti lõikame. Tegelikult see ei ole normaalne. Et see on tegelikult ikkagi rõve. Et siin on mõned mõtteterad veel, mis Kerr on öelnud, et ma olen alati öelnud, et naised riiki juhtima ei sobi, sest naistel on igas kuus omad tsüklid, mis mõjutavad teda ja teovõimet. Kas see on üldse mingi asi, mida naine sobib siis juhtima? Jah, autot sobib juhtima? Kui tal on kogu aeg tsüklid. Noh, mis asi see siis Firmat. on? Ise on naine ja ise juhib meie seda maastikku mõnes mõttes ka, et peaks ka nagu lõpeta ära siis, et nagu meie ei tea, kas sa oled pädev üldse ennustama või midagi tegema, kui sul on mingid tsüklid, see on absurdne jutt ju. Jah, ja sa teed ju inimeste terve aasta horoskoobi, mõtle, kui ta tsükli ajal tegi seda veel. Õudne, kuidas üldse saab sükst teha? Kui ei suuda meie mehed seista vastu peale sunnitud süsteemidele, siis kuidas peaksime naistena tundma ennast kindlalt sõja korral või üldse hetkel? Ja nüüd hakkame siis rääkima sellest, et meil on halb kaitsevõime on ja et noh, jällegi tekib nagu see küsimus, et kas see on see sisu, kas selle inimese sisu on see, mida peaks pushima nagu Maaleht. Ja ma saan aru, see on kapitalismi probleem. Me tahame müüa oma lehte, mida keegi võib-olla ei osta, ainult aasta vahetusel ostab. Ja siis nagu lükkame nagu sükse asja letti. Aga sellise saasta, see on absurdne tegelikult. Aga Eesti meestel pole piisavalt teovõimet ega mune, et seista vastu valitsuse poolt korraldatava rahva süstemaatilise vaesumisele ja lollitamisele. See on huvitav tegelikult Kaja Kallas näiteks ju tegelikult ei juhi riiki. Huvitav, kust üldse tuli see nagu see... No praegu on see Reformierakonna vastasus, et see paistab... Aga seal ei ole praegu naine ees, no ei ole jah, et mehed, kas siis, ma ei tea, kas siis neil on ka mingid tsüklid, tahaks nagu aru saada sellest. Ei tea, aga pole olemas tugevat naist, on nõrgad mehed, kes ei saa hakkama. Et aitäh, Marilyn Kerro, et sa selle tõid päevavalgele nagu kõik horoskoobid, mis kindlasti on päris asjad. Aga mis on päris asi, on reklaam. Ja reklaam on see, mida meie läheme vaatame, kõik koos, käest kinni, scrollige sotsiaalmeediat ja tehke igast asja. Oleme pausilt tagasi, Võhkerid on teiega, kuigi Andres ütles teile tšau, siis noh, chill, tulge tagasi. Aga... Me saame aga tšau öelda, tšau! Tšau! Tegelikult on selline asi, et nüüd võtaks ette sükse huvitava asja nagu poliitkultuur. Meil poliitkultuuris on praegu see aeg, et kõik süüdistavad kõike, eks ole. Eks see on mingi asi, mis on omane nagu ilmselt nagu kogu sellele poliitiline süsteemile. Et noh, et ikka opositsioon on kõige targem alati ja koalitsioon on alati kõige lollim ja vastupidi. Aga et noh, nüüd on mingisugused asjad tekkinud meile, et noh, et võib nagu ma ei tea, mikrofoni lasta heli ja võib nagu rusikaga peksta ja kõik, aga mujalt maailmast on ju tegelikult ka igasugused veeloopimised ja kaklemised, et see on ka nagu thing, mis nagu on, et meil on veel arenguruumi iseenesest. Et noh, meil on tegelikult, ma olen nagu nii palju noor, et ega ma seda vabariigi algust ju nagu, noh, ma olin siis titt ja sittusin püksi, et ma ju ei mäleta, kuidas need asjad siis olid, on ju. Aga et siin näiteks viimasel ajal, mis meil on olnud sellises lähiajaloos on, mul on kõige paremini meeles, on see, et automaksu eelnõu ajal siis poliitikud lasid undavat heli mikrofonidesse, et eesmärk oli siis lihtsalt segada istungit, kus kohas automaksust räägiti. Jah, siis oli selline hetk, kus, kes on Raimond Kaljulaid või? Kutsus Mart Helmet trolliks. EKRE seisukohast on tegemist Vikerkaare lipu all sõdivate palgasõduritega. Austatud istungi juhataja, kas te saate äkki kuidagi korrale kutsuda selle lärmava trolli seal paremas reas? Mis on veits naljakas, tunnistagem ausalt, aga tegelikult ei ole nagu väga ilusasti öeldud, aga siis peale seda Mart Helme hakkas käituma nagu troll ja hakkas röökima karju, mis on nagu okei. Ja kusjuures, kui on üks asi, mis on naljakas, siis see on see, kui Riigikogu saalis röögitakse niimoodi, see mikrisse ei kosta, et näidatakse seda kõnelejat ja siis taustal mingi... See on natuke naljakas tegelikult, aga ikkagi see ei ole poliitkultuuril ei ole hea see. Jah, Mart Helme näiteks kutsus ka tatninaks Võrklaajevit, eks ole. Jälle küsimus, kas see on nagu õige koht, on ju. Aga noh, meie sinna nad oleme valinud.
jah, ja siis tegelikult mina kui Reformierakonna koer, nagu minu kohta öeldakse, kui ma ei ole väga suur Reformierakonna fänn, niikuinii, aga savi. Toome näite ka sellest, et tegelikult mis oli Kristen Michal siis Anastasia Kovalenko'le nagu peale tema küsimust ütles, et loll on raske olla. Et see on ka nagu natukene, kuule, tüüd, tasa, sul on mikrofonid ümber, nagu see ei ole okei tegelikult, nagu chill. Et kuidagi see asi on natuke inetu ikkagi. See on käest ära läinud ja tegelikult juba mõned aastad tagasi Marju Lauristin kirjutas ka, et ma näen, et EKRE üritustele tulevad madala kultuuritasemega inimesed, jalgadega löömist ja vägivalda on Eesti poliitilises kultuuris alati välditud. Isegi siis, kui Interrinne tungis Toompeale, ei olnud ühtegi kokkupõrget, kuigi pinged olid sügavad ja viha oli suur, ka siis hoiti rusikat taskus. Et see oli siis tegelikult tema kommentaar sellele, kui siin mõned aastad tagasi toimus miiting, kus Tarand läks tõmblema sinna lava peale, siis tõmmati sinna alla, üritati jalaga teda lüüa ja nii edasi, eks ole. Ja jälle, et nagu minu arust see oli üks nagu näästimaid sihukesi situatsiooni, mis nagu näitab ära, et noh. Jah, et noh, kontingent on nagu teine, jah. Aga noh, samas ka nemad peavad olema esindatud, on ju, ühiskonnas, et see on nagu sihukene mõttekoht, aga poliitkultuuriga me läheme tegelikult ka edasi, küll läbi sihukese huvitava prisma, et on üks legendaarne Eesti mees, kes parodeerib poliitikuid. Küsime tema käest, mis tema arvab sellest poliitkultuurist tegelikult ja kas tema töö on läinud kergemaks või raskemaks. No nii, nüüd me oleme tagasi ja enam mitte kahekesi, vaid nüüd me oleme kolmekesi. Meiega koos on ka legendaarne Henrik Norman, võiks öelda, et kunagine Kooli TV saatejuht. Ja niimoodi võiks olla, jah. Ma mõtlen, ma alustan sellega, sest... Kõik võtad Wikipedia välja vaatab, oi, see möödunud sajandi teema juba. Ei, aga päriselt, mina mäletan seda, ma olin 91 hakkas Kooli TV pihta kuskil sügisel ja ma olin siuke väike pägadik, ma olin alla 10 ja siis ma vaatasin seda, ma vaatasin nagu religioosselt Kooli TV, ma armastasin Kooli TV. See on formaat, mis on täna puudu. Täiega on puudu. Absoluutselt puudu. See hõlmaks ju tegelikult kogu vabariiki, kõik noored gümnaasiumis saaksid tulla ennast välja elada seal ja tänapäeva asju teha, seal võiks olla TikToki võistlusi ja nii edasi, eks ole. Absoluutselt. Et selles mõttes siit idee kohe. Ja seal tegite ka ju sketše ka juba ju. Ja seal me juba tegime, seal oli mu esimene parodeerimine. Okei, keda sa parodeerimine? Anne Veskit. On lahe atmosfäär. Ja see oli üldse sinu esimene parodeerimine? Jah, see oli avalik esimene, jah, sest ma tegelikult olin siis juba teatrikoolis ka ja eks me seal me veel paroodiat ei olnud veel nagu õppinud või noh niimoodi. Aga seal me mingid blackboxi teemad me pidime hakkama sisse juhatama ja et kõik saaksid aru, mida me ootame koolidelt. Noh, et siis me võtame mingisuguse artisti ja proovime siis teda nagu imiteerida võimalikult nagu noh, nii visuaalselt kui ka siis noh, olemuslikult ja nii edasi, et siis me tegime nagu näite ja siis ma tegin Anne Veskit seal, on lahe atmosfääri ma mõned. Ja kui sa tagasi vaatad, mis emotsioon? Et ei noh, näed, see on see, et nagu kleidi selga panid, nii on jäänud, et see on aru, et jah. Nüüd meil on nagu see, me siin just rääkisime poliitkultuurist ja sul on selja taga ikkagi väga palju oled parodeerinud neil poliitikuid ka. Ja et noh, üldse sa oled ju nii palju nagu, et avalikkus nagu tunneb sind kui ikkagi nagu parodisti, eks ole. Et kuidas sul endal on see siin nagu väsitanud ka, et ma ei tea, miks ta nüüd ikka nii väga väsitab, et ega siis need avaliku elu tegelased, kes poliitikud ja riigiteenistujad on, eks ole, ega nende, no nad on palju pildis ja eks nad pakuvad ju palju kõneainet ka, et selles mõttes on ta ju parodistile hea materjal ja eks ta ühiskonna asju ju nad puudutavad ja eks inimesed nende üle ikkagi lõõpida ja naerda tahavad ka, et noh, mis täna hommiku sõbraga rääkisin, et võiks ju teha Tommy Cashi järgi, aga mõtlesin, aga mis tast nagu teha, et ongi nagu lahe ju. Et no mis tast ikka parodia. Ja siit ongi see küsimus, et kas nagu praegu, kui sa vaatad nagu praegu neid poliitilisi kujusid ja võrdled seda, ütleme Edekabeli algusaegadega näiteks. Kuidas sa nagu paneksid need siin pedestaalil? Kus on nagu huvitavamad kujud? Kas või on poliitika või ise paras nali, et siin ei olegi midagi enam parodeerida?
Siuke suunav küsimus oli praegu. Et kas nad ajas on siis nagu see muutunud. Ei, nagu lollusi on ikka lolluseks jäänud, et selles mõttes, et tehakse igal ajal on ju seda, hämbreid on igal ajal ja et ega neid ju väga palju ka peale ei tule, selles mõttes, et sellised vanatulijad on muidugi juba ära tehtud ja kui olid sellised poliitikast stabiilsemad ajad, Ansipi võim, kui nii võiks öelda. See ju kestis, ma ei tea, 14 aastat või oli 7 aastat või? Ühesõnaga. Palju oli? Oligi vist 14 või 11. Vahet ei ole. Ja et siis nagu oligi Ansip on ju, eks ole, tema ütles, tema tegi, ütleme, fookus oli seal. Vahepeal siis nagu tuli sinna uusi tüüpe ka Riigikokku ikkagi juurde ja pilti. Et selles mõttes, selliseid säravaid karaktereid ei tule väga palju peale. Ja paroodia puhul on nagu minu jaoks 3 asja, millal sa saaksid sellele kallale minna, on see, et kui sa nagu vaatad endasse, kas ma suudan teha teda nagu visuaalselt, kas ma suudan tema sellist mingit maneeri, kõnemaneeri jäljendada ja 3 on siis, mida ta räägib, ehk siis, mis mu sõnum on. Kui need 3 asja nüüd õnnestuksid, siis on nagu ideaalne. Et ma saan visuaali kätte, ma saan nagu tämbri kätte ja siis ma saan ka, et mul on mingi idee ka, mida ma siis ütlen. Aga kui nendest 3-st 1 on juba olemas, 1, siis juba võiks nagu lahingusse minna, kuigi sa tead, et sinu mõõk ei ole väga terav ja väga pikk, eks ole. Aga kui nendest 3-st ei ole ühtegi, siis ei ole mõtet puutuda. Aga kui sa edekabelit teed, palju sul on vaja ma ei tea, nagu välja imeda neid mingeid asju või siis sul on paned juba aasta jooksul midagi kõrvale? Ei ole mõtet panna sellepärast, et me ei mäleta. Okay. Meil on viimane aasta, kui me tegime edekabelit, siis mõtlesime, kas teeks äkki Pariisi olümpiast ka, siis kõik, kas see oli sellel aastal või? Tähendab, et me ei mäleta detsembris, mis juulis toimus. Et tänaseid asju, ma ei tea, Trumpi ütlemised siin või asjad, need on aasta lõpus ütles või, oli või? Mis ta sellel aastal valiti või? Et rahva mälu on nagu väga lühikene, et selles mõttes edekapel võtab ikkagi see, mis nagu lähiminevikus toimus fookusesse. Aga nüüd selle uue, me natukene seal formaati nüüd mudisime, et ma hakkan nagu ise seda saadet juhtima, et siis võib-olla me saame niimoodi teha, et ma sissejuhatavalt ütlen, et mäletate, mis aprillis juhtus ja võib-olla ka värskendame teatud uudiste või siis klippidega seda sündmust ja siis tuleb publikul meelde, oli õigus, jah. Ja siis tuleb sketš. Vastasel juhul, kui sa lähed sketšiga peale, siis tükk aega läheb informatsioon selle, mis asja ta teeb või mis asi. Ja siis on see juba läbi. Jälle siis, õigus oli, jah, selline värk oli meil, oli, näed, et Keskerakond sai trahvi, et nad tegid sellest, aga siis on nagu nali kadunud. Sest ma ei saa kaasa elada, sest ma ei tea teemat. Et siin on, jah, kuidas öeldakse, et peab olema värske, jah, selles mõttes, et publikul peab olema mälus, mida ma teen ja mida ma ütlen, siis ta nagu töötab, et paroodia töötab ikkagi äratundmisrõõmu peal, ehk ma tunnen ära. Ja kui ma tunnen teda väga hästi, siis on seda veel parem nagu teha. Siis on see nihe nagu tajutav ja siis me seda saame ka nagu naelda, sest ütleme selliseid, ma ei taha halvasti öelda, aga selliseid igavaid tüüpe on nagu palju, igavaid karaktereid, ongi siuke monotoonne ja igav, siis tõenäoliselt sa saadki nagu seda vinti keerata sellele monotoonsusele, et kui monotoonne saab üldse olla, nii nagu ütleme, ega Ansipi puhul oli ka, ega ta oli suhteliselt, ta ei olnud selline, kes vehkis või põristas R-i või pritsis tatti, et ta oli väga stoilise rahuga, eks ole, aga tal õnneks tulid nagu ütlemised, eks ole, sellised, ta rääkis väga lakooniliselt ja et kas te olete seemneid söönud või pange need volumütsid pähe või. Et sealt nagu andis nagu temaga tulla, nii et see oli. Aga sa sugeda oled saanud enda paroodia eest, oled sugeda ka saanud kellegi käest, nagu ekstra, et inimene ongi, et ta helistab sulle või kirjutab või
Tänava peal tuleb lükkab. Nüüd viimane kord siin olid, need ei olnud küll poliitikud, siin kuidagi tõmmati mingi teema üles, aga ma eeldan, et sa räägid sellest sketšist, mis on siin tehtud, eks ole? Ja, aga eks nad said ise ka siis aru, et vist nagu, et tuleb vaadata korra peeglisse ja saada aru, et ei olegi nagu midagi hullu. Aga ei otseselt ei ole küll, poliitikute poolt nagu küll ei ole, küll ma olen saanud kirju, et miks sa mind ei tee. Davai. Seda ei saa öelda, name droppida ka. See on tema. No ja, et kes on ikka Edekabelis, see on ikka tegija, on ju. Et mitte, ma mäletan, kui Ansipit tegime hästi palju, siis helistas mulle tema naine Anu Ansip ja siis ütles, et kuule, et Andrusel nüüd tuleb juubel, on ju, et Tartus, et kõik valitsus on seal kohal, et ma ei oska talle midagi kinkida, et äkki kingiks sind. Ja siis ma sõitsin Tartusse ja tegin Ansipi juubelile Ansipit ja siis ma hiljem käisin väga paljudel üritustel, kus ta oli, ennem oli siis nagu vale Ansip ja siis oli õige Ansip ja tema nagu rakendas, kuidas öeldakse, nagu väga targalt seda minu tegemist ja see oli nagu vahva, ta käis ka veel minu juures. No kuula nüüd, kuidas ma räägin, siis sa saad kohe nagu selle maneeri võtta. Ta nagu aitas mind, jah, et meil oli isegi mingi valimispidu oli, ma mäletan, Madisonis oli all ja siis seal olid kõik maailma press oli ka kohal või Euroopa press, BBC ja blablabla oli kõik kohal ja Ansip jälle võitis kõik need valimised ja siis me leppisime kokku, et kõigepealt lähen mina lavale. Tänan valimisvõidu eest ja räägin seal need jutud ära ja siis tuleb tema ja siis ta võtab oma lipsu eest ära, annab mulle ja siis ma annan siis oma lipsu nagu talle, et teeme sellise väikse ülemineku ja siis mina käisin ära, kõik seal juuberdasid ja siis ma tulin lavalt maha ja siis see rahvusvaheline press nagu jooksis mulle nagu järgi. Sest nad vist ei saanud väga pihta, kes siis need nagu on, nad ju siis nagu ja siis kohe tuli küsimus BBC-lt, et mida te siis peaministrina nagu esimese asjana siis nagu tegema hakkate, nagu päriselt siis või. Ja siis ma nagu ei saanud aru, seal oli inimesi palju ja kuidagi olid ähmis ka, et ja siis ma ütlesin, mis me tegema, kuulutan Venemaale sõja. Ja siis ma mõtlesin, et viskan sellise kuidagi välja ja siis tulid mingid nõunikud, ei, stop, tema ei ole peaminister, ja siis need, ei ole, oi, sorry. Ja peaminister räägib laval. Aga BBC-sse pandi see lugu sisse. Ehk nad valasid endale ka tuhka pähe ja ütlesid, et mismoodi me eksisime. Et uus peaminister, ühesõnaga, inglased nagu sellisest naljast saavad väga hästi aru. Et on olnud ikkagi pigem on mul olnud positiivseid asju kõikide nende asjadega, et ei ole saanud siis lõuga kellegi käest? Jah, keegi kuskil on ikka võib-olla natuke ninna võtnud, ma ei mäleta, mingi põllumajandusminister oli kunagi, ma ei mäleta ei tulegi nimi meelde, neid on palju olnud. Ma tean, et põllumehed olid tõesti pahased, et ta ei tule nende aastapeole. Siis ta telistasid mulle, et kuule, sina ikka tuleb, ma muidugi tulen. Minister peab ikka kohal olema ja siis me aasisime ka, et miks ministrit tulnud ja siis ta olla kuskil Ida-Virumaal järgmine päev öelnud kuidagi, et ma olin ju eile Tartus ka, eks ole. Aga midagi üle teha, ega siis, kuidas öeldakse, et kui seda rõõmsat võtta, siis te näete, et seal ei olegi mitte midagi halba. Seal ei ole nagu midagi kurja, ehk mina ei ole oma eesmärgiks nagu võtnud sellise satiiri ja sellise satiiri puhul on ka see, et kui sa lähed kurjaks, ega siis nalja niikuinii ei ole. Aga Malluka keisi puhul nagu siis see oli üllatus, et siis tuli see tagasilöök või pahandamine või mis iganes. Meie nagu ei olnud kurjad, et ma ei tea, miks ta kurjaks läks, aga võib-olla ei väsinud ka. Võib-olla ei väsinud ka 1. jaanuaril, ikka inimene väsinud ja võib-olla emotsioneeris üle, et ei ole hullu. Ütleme, mina küll panin ämbri pähe, aga ta võib-olla astus see ämbrisse, sest ei ole hullu. Kui Ede Kabel esimest korda eetrisse läks, oskasid sa ette kujutada ka, et sa seda saadet nii kaua teed? Ei oleks olnud seda küll, seda arvamust meil küll ei olnud. Ta oli veel, esimene saade oli üldse Eesti telesaadete Ede Tabel, oli esimese saate nimi ja siis me muutsime selle ära
ettekabeliks, et ei oleks osanud seda arvata, et nüüd nagu nii pikalt see nagu on jäänud tiksuma ja nüüd tal ongi nagu selline igiliikurlik ohokon sees, et ma olen siin ka aasta öelnud, kõik aitab, see nüüd on viimane aasta, et aitab küll, et las tulevad teised keegi ja siis läheb natuke aasta mööda, siis kuule, teeme ikka edakapeli, et mis ei ole ju midagi, et rahvas ootab ja see on olgu, teeme siis see aasta veel ja nii ta on läinud juba üle 22 korra vist. Aga kas sa oled õnnelik seda tees? Tead, see aasta lõpus, ega see ei võta nii väga palju, eks selle aastaga ju unustad eelmise aasta ise ka juba ära ja mõtlesin, teeme, proovime siis, et kui keegi, kuidas öeldakse, et ma ei ole nagu tundnud ka, et ma nüüd ei mahu kuhugile, et kuule vaata, et meil on nagu see saade ja see saade ja see saade, et ma konkureerin seal nii paljude asjadega, et telekanalid on ka öelnud, et ega meil põlegi nagu nii väga midagi panna, et eks nali on alati defitsiidis olnud, ja igal pool, nii et selles mõttes, mida rohkem neid oleks, seda parem, eks ole, ega ühel vanast õhtu programmis võib olla neid ka 3 ja 4 tükki, ega midagi ei juhtuks, et mitmekesisus oleks ju hea, et eks igal naljal ole oma kuulaja ja oma mingi selline publik ka ja eks ma olen nagu sellist oma rida ajanud, et ei ole nagu tegelenud sellega, et punnitaks nüüd nii, et et ma peaks nüüd nagu kõigile hirmsasti meeldima, seda niikuinii ei juhtu ja eks naljal ole ka nagu natuke erinevad maitsed, eks ole, et maitse küsimus. Aga aitäh sulle, et sa meile külla tulid. Suur tänu, ja avasid ennast meile. Aga meie nüüd avame kanali selle koha, kust reklaam sisse tuleb. Et vaatame, mis meile pakutakse. No nii, tibulinnukesed, reklaamid on vaadatud ja sügavale sisse sukeldume. Tulime välja. Et eesmärk oli jälle sukeldama sügavikku. Teeme ära, nurk. Nii, meie vahva uhuunduse asi pakub meile nüüd siis, kuidas nüüd seda viisakalt öelda? No, kas me oleme viisakas saade ikkagi? Meil on tegelikult viisakas saade. Sul on isegi vahepeal pintsak ju seljas. Ei, tegelikult üritus ise on naistepäeva eri, Joni portree kipsskulptuuri töötuba. Ehk siis seal tehakse järjendeid. Ütle, tegin neile. Oma hargi vahest. Et ma ei ropendanud või? Sõna, mida ma ei ole küll kuulnud juba aastast, ma ei tea, mis asi. No ja, ma ei saa igas saates öelda. See on, et ühesõnaga niisugune tore üritus leiab aset. Saate minna sõpradega, saate minna paarina kohale ja võtta kipsi jäljendi. Mis iseenesest, mul ei ole selle vastu midagi. See tundub isegi niisugune natuke veider ja ebamugav kogemus, aga samas mul tekib küsimus, miks sul peaks oma selle koopia olema kapis. Kujuta ette, et sa teed oma vahet ei ole, millises olekus, eks ole, et see on kuskil kapis sul. Mis teed sellega? Aga ma arvan, et äkki siis loeme, mida kirjutatakse ja siis äkki saad targemaks. No, vaevalt küll. Panin võimalus peatada aeg ja talletada naise Joni ilu kipsskulptuurina, mida on hiljem hea imetleda. Selle aastase naistepäeva pühendame naistele ja jäädvustame naiseliku ilu ainulaadse kipsskulptuurina töötoas, kuhu ootame osalema kõiki kehateadlikke paari. Mitte kehateadlikud paarid. Jah, nad ei ole oodatud. Ja parim võimalus peatada aeg ja talletada naise Joni ilu. Et see on ka nagu tore, et jääb vanaks, tee koopia. Et see on väga tore. Sündmus algab sissejuhatusega, kus jagame lähemalt, mis töötoas saama hakkab ja kuidas täpsemalt skulptuure loome. See on oluline info tegelikult. Siis tuleb ühine meditatsioon ja igaüks hakkab siis saama ühenduda oma isikliku iluallikaga. Olgu selleks siis imeilus looduspaik, kohtumine valgusega pilvepiiril või mõni allika veesilm. Et nagu lihtsalt tuleme kokku ja teeme jäljendi. On jumala okei. Miks on vaja sinna ette mingisugust, saame kokku mediteerime, mõtleme veesilmadele. Nagu lihtsalt, aga... Sul on vaja natuke esoteerikat sisse panna, et ikkagi tuleks ikka normaalsed inimesed, mitte ainult perverdid. Ma arvan, et perverti ei heiduta küll see väike meditatsioon.
et see on ikka siuke naljakas. Aga igatahes, kui meditatsioon on tehtud, siis liigutakse töötoa järgmise osa juurde, kus teeme demo on kirjutatud, siis saab ka laulu teha. Mul demo versioon tehakse kõik ja jalad laia liia vala kips sisse, ma kohe tulen mingisugune katsun sinu tisse. Väike demo tehakse. Seejärel, kui on demo lindistatud, on ka aeg kohale tulnud naiste joni ilu skulptuursesse vormi talletada. Selleks saab iga paar võimaluse leida endale ruumis sobilik koht, et jonist jäljend võtta. Igaüks ronik oma nurka. Igaüks teeb oma nurgas. No privaatsust on ka natukene vaja, aga lihtsalt see on natukene kurb, kui ette teevad seda suures spordisaalis ja siis ühes nurgas on keegi argitab seal, et see on tegelikult hästi ebamugav, et tegelikult võiks mingisugused telgid kaasa võtta. Siis suures spordisaalis telgid püsti. Telgid on seal nagunii püsti. 1, 2, 3, 4. Aga kuulge, selles mõttes sinna lähevad mehed ka. Mehed lähevad sinna oma naistega, see võib juhtuda. Et see on aga kuna neil on materjal piiratud, siis seda kipsijälendit ei saa võtta. Nii, jätkame. Kui jäljend võetud, siis vaadatakse see kipssegu täis ja nii sünnibki koha peal iga naise jonist unikaalne skulptuur, mille igaüks saab kohe sündmuse lõpus endaga koju viia. Yes, mõelge kui õudne, kui ei saaks. Nii, nüüd on kõik kipsikujud valmis, pange need siia, kaasa ei saa. Või pead ostma, see oleks ärimudel. See on nagu need turismireisidel on need, teevad pildi pärast, ilmutavad ära ja siis sa saad osta selle pildi. 7 eurot. Aga pärast kipskultuuride valmistamist sööme kergeid snäkke ja läheme koos Soome sauna nautima. Jälle. Minge koju, võta oma kipsist asi ja mine koju, miks sa pead, lähme sauna, milleks? Aga mulle meeldis, kui pärast kipskultuuride valmistamisest sööme need ära. Mulle meeldis, kui see oleks midagi ekstreemne, söövad ära, selleks lahe, aga ei. Väiksed snäkid peale, kõigil on ebamugav olla, kips on vastik, ma ei tea. Ja, aga lõplik kipskultuuride viimistlemine jääb igale ühele kodus väikeseks nokitsemiseks, et üleliigsed õhumullid skulptuuri pealt peene nõelaga eemaldada. Aga naiste riietusest rääkides, siis sinna tuleb panna seelik või kleit, mis võib natukene mustaks saada, mida saab lihtsasti põgusaks hetkeks üles kergitada. Kui sinu jaoks, mitte sinu jaoks, aga kallis joniomanik, on alastus täitsa okei, siis võid mõned hetked ka ilma kleidi seelikuta ja aluspesuta olla. Hiljem on riietus vaba. See on kohe eriti vaba. Aga naljakas on see, et nad selle valamisega tegelevad seal niimoodi. Siin oli ju kirjeldatud ka, et selles ürituses on tegelikult kirjeldatud, et jalad ülespidi. Mis mõttes siis see seeliku kergitamine? Kui sa pead jalad üleval olema, ühesõnaga see on natukene naljakas. Ja siis on tegelikult ka oluline info ka see, et kui oled töötoos osalemisest huvitatud koos sõbrannaga ehk paar koosneb 2 naisest, siis palun võtta enne registreerimist meiega ühendust, et saaksime pilgu peale visata. Millele? No, sellele osalete arvule, et vaata siis tuleb naisi rohkem. Ma mõtlesin, et kui 2 naist on, siis vaatame üle ja siis valime, kelle laseme skulptuuriks, kelle ei lase. Nii, vaatame, kurat, siin 2 on kurat jule koleerisk, et siis vaatavad, ainult 1 saab teha mingisugune siuke, ma ka alguses mõtlesin, aga ei, see on lihtsalt osalete arv. Materjal on piiratud, et selles mõttes, et see on ikka kallis asi. Ja siis on see, et vormi kallamise meetod, et naise jalad on ülespoole, aga seelikut oli vaja kergitada. Tekib küsimus, et millega me tegeleme. Aga osaluspanus, sest et mitte ühtegi esoteerik asja ei saa ajada niimoodi, et sütid hind. Sul alati on osaluspanus, energiapanus, tatt, ma ei tea, mis iganes, kuidas seda nimetatakse, aga mitte hind. Isegi siis, kui me teeme kipsijäljendid oma hukast nagu. Ei, siis on ka osaluspanus. Ja palju see maksab? Hind muutub. Kui sa registreerid enne 28. veebruari 180 eurot, ja kui on 1. märtsist, siis on 2 sotti. Jah, aga teie, kui te praegu näete seda, siis sellega ongi nagu kõik, et teie ei saa enam Google minna, lihtsalt te teate, et siukene jura toimus 2 soti eest. Aga teate, mis on, kallid sõbrad? Me praegu siis natukene siis ütleme, et me lähme puhkama või meie hooaeg sai läbi. Ja. Televõhkareid enam ei ole. Võib-olla ka kunagi ei tule. Ei, tegelikult suure tõenäoliselt me tuleme tagasi. Ja palun minge liikuge nüüd TV3 portaali, otsige üles televõhkarite sektsioon ja meil on seal mõned küsimused teile. Räägime või küsime, mis külalised teile meeldisid, mis osad teile sellest saatest enim meeldisid, et ikka olla rohkem nagu sellised mainstreamid. Ei, tegelikult me ei taha mainstreamid olla. Ja kommenteerige, pange hullu, võitke uhuu-raamatut, võitke Tondi lasketiirust kinkekaarti. Või kui teil on lihtsalt see probleem, et auto on sitane,
siis tegelikult võib võita ka Rait autopesule kikkekaarti. Nüüd Rait autopesul on nüüd Tallinnas. Sellega palume arvestada, et saate autoga puhtaks pesta. Ja raha. Sest et Coolbet. Neil on raha nii palju. Esiteks, meie oleme stuudios. See on juba rets. Aga tegelikult üks kommenteerija saab, peale iga saadet on saanud ja saab ka seekord 100 €. Lihtsalt sa pead kommenteerima saate alla ja olema 18 aastat vana vähemalt. Ja nüüd hooaja lõpp on ja kommenteerige ära ja üks õnnelik inimene saab endale iPhone 16. See tuleb ka Coolbetilt. Et Coolbet on meil ilusasti tagalas, minu selja taga ka, isegi niimoodi, et ma kardan, et varsti kukub pähe. Aga ärge hoidke ennast tagasi, kallid vaatajad, sest päriselt ka, te võite kõike meile öelda, te võite panna hullu seepärast, et kunagi ei tea, et kuidas loosi õnn teie õuele tuleb. Ja tegelikult produtsent tuleb alati salvestusele nägu on nälja tees, sest hea tujuga. Pange siuksed kommentaarid ka, et oleks näha, et talle ka ikka läheb hinge. Et selles mõttes, et terve saatetiim võib saada siin saatke, kui te kirjutate näiteks läti keeles, saadaks aru. Kuulge, aga davai, kohtume siis, kui me kohtume nii kauaks, aga me täname ja olge tublid. Ja see on siin väga appi.